It's going down. We gonna let you know how we make it come. Hey, Red Goose got me loose. Gone on patrol. Money in my pocket and I'm all up in the zone line. Ooh, I'ma act a damn fool. Tere tulemast Junkmani kanalile ja eriti tervitan kõiki, kes on taas tee siia leidnud. Olen Joonas ja panen ka ekraanile mõned autod, mis mul praegu müüa on. Lisaks, kui vajate abi auto müügiga, eriti just välismaale, siis võtke minuga ühendust, aitan hea meelega. Aga kuna taamal müristab vaikselt ja ma tahaks ühe hooga siin kõik ära teha, siis esmalt mainiks ära, et see auto näeb praegu nii maasikas välja 10-15 meetri pealt. Aga oodake, jõuame lähemale ja asi tegelikult nii ilus ei ole, aga pildi peal on super kena. Aga et siis asja juurde, täna on meie ees 2005 aasta BMW 530D E61 kere peal siis ja mootoriks legendaarne M57 D30 TÜ ehk siis vana tüübi kolmene diisel ja läbisõita antud autol on enam-vähem täpselt kuskil 375 000 juures vähemasti Arki andmetel. I say, hold up, wait a minute, something ain't right. Ei ole võimalik. Nii, ma tahan teha siin ühe katse. Praegu on meil ees 374 602 ja viimasest tankimisest panin paagi ääreni täis 166,6 kilomeetrit. Ja ma võin öelda seda, et esimese tankimisega ma sõitsin natukele 500 kilomeetri, paak oli selline poole ja 1/4 vahepeal. Ja minu meelest läbisõit oli juba üle 375 000. Seda ma ütlen ka videos, sest ees oli 375 000. Ja mis mul oli silma jäänud, oli see, et Argis läks see joon ühtlaselt, aga viimane registreeritud läbisõit polnud mitte 375, vaid 385 peaaegu. Aga vaatame, proovime. Väikene story time ka siia juurde. Täna on teisipäev. Reedel sõitsin autoga Tallinnast Kadrinasse, Kadrinast Tartusse. Laupäeva hommikul tulen autosse, hakkan autot käivitama, panen süüte sisse ja hakkan siis süüdet andma, kõik tuled kustu. Kuna mul oli muud tegemist, mis iganes, ei sõitnud autoga, käisime Bolti Tõuksi jalgrattaga oma käigud ära. Pühapäeval tulen auto juurde. Esimene aimdus oligi, et kas mingi keremass või midagi on lahti tulnud ja tuli välja, et lihtsalt plusskaabel oli terminali küljest lahti. Ja mis ma nüüd teen? Võtame miinuse lahti, kuna tavaliselt siis eemaldatakse miinus, kui tahetakse võtta voolu autot maha. Teen seda teie ees, olles siis just näidanud teile odomeetrit. Võtame selle miinuse poisi siit maha korra. Sai küll korralikult. Ma korra vaatan, mis see teha võis siis. Ei tea, mingi juhe. Ma loodan, et mingit õnnetust ei juhtu, et ma sellest tagasi panin. Lähme hüppame ette uuesti. Nii, ja nüüd tuleb siis selle loo puent. Minu meelest ma täpselt ei mäleta ja kurat, seekord ma täpselt ei filminud ega ei pildistanud ka. Aga minu meelest see auto läbisõit oli midagi täpselt 374 500. Et selle esimese 500 kilomeetrise paagiga ma jõudsin üle 375 000. Ja ma märkasin seda alles esimest korda see pühapäev. Kui ma siis avastasin, et pluss on maha tulnud, panin plussi tagasi ja vaatame nüüd siis, mida ta näitab siin. Jep, nii ongi 374, 381 ja ma pakun, et ma võin siia sõita uuesti ükskõik mis kilometraaži peale ja võtta korra aku juhe maha ja ta on uuesti 374, 381. Nii et ja ma ei oska sellest mingeid järeldusi teha. Mina varem ühegi tabloo vahetamisega tegelenud ei ole. Ma ei tea, millest see tuleneb, aga jah, nii palju siis selle auto läbisõidu järjepidevusest. Mina olen selle autoga igastahes nüüd siis
kui nüüd noh, natukene siis kohvi paksu pealt, aga S-aga oli 5 sotti, nüüd 166 juurde, noh, mingi 700-800 kilomeetrit sõitnud ja see seis on täpselt selline, nagu te näete siis, et noh, minu teada, minu kasutusaja jooksul peaks olema siis vähemasti juba jah, mingi 3, 7, 5, 1, 200. I'm just a little shook up, that's all that is. Viivad edasi autot tagumised rattad läbi automaatkäigukasti. Aga asume kohe asja juurde, kuna ma loodan, et ma jõuan siin enne vihma selle ringi üle teha ja lähme lähemale kohe. Ja ma arvan, et kõige paremini iseloomustab seda autot see pilt siin. Nüüd, kui me nüüd lähme veidi eemale, noh, ilmselt siin terasemad kohe näevad ära, et mingid toonivahed nagu on sees, eriti just esipamper, kuna plastiku peal on lihtsam märgata. Aga kui me vaatame siit lähemalt, ma ei mäleta, kus pool ukseaukudes lihtsalt värv koorub. Siin ei ikka on, siin on näha, mingisugused lained on värvil sees ja mis see on, mingi pragu. Mul on selline tunne, et siit on näha, no siit on lakk koorunud, seda ma ei oska öelda, lakiga ma nii täpselt ei tea. Aga mul on selline tunne, et kellegi onu Vasja on selle auto lihtsalt kuskil Narva garaažis üle värvinud nagu tervenisti. Jätkates seda sama teemat, siis tuleme näiteks siia ette. Ma täna survekaga esimest korda puhastasin seda autot ja siit tuli värv maha ja all on nii-öelda siis see matt must pamper. Ja mul on selline tunne, et keegi on ostnud siia siis asenduspamperi ja tuimalt värvi ilma ette valmistamata peale tõmmanud. Ja noh, teeme tiiru peale, üle kogu auto on näha selliseid kohti, et mul on lihtsalt küll selline tunne, et kellegi onu Vasja on kuskil garaažis kätte võtnud ja spreiga üle lasknud. Kusjuures, no ma ütlen eemalt, ta ei näe üldse nii halb välja, aga siin jah, on sellised, nimetame ühe subkultuuri parandusi terve auto täis kahjuks. Aga vaatame siis lähemalt, vaatame siin üle, mis meil siin põnevat on. Eks kosmeetiliselt on siin palju, ma võib-olla iga asja juures ei peatu, aga näiteks jõuame siia. No milleks? Milleks on siia pandud mingisugune suvaline kruvi? Ma ei tea, kas see on isepuuriv ehitus, jumal teab, milleks on kipsikruvi. Väga lihtne, ma ei tea, paranda kas või nipukaga, kui muud ei ole. Ja need tüüblid, need ei saa esiteks olla nii raskesti kättesaadavad ja teiseks, need ei ole kindlasti kallid. Aga lähme edasi. Mina siis panin siia auto alla Spiderid. Ma täpselt seda välja tüüpi ei tea, Stiil, 100 midagi. Ja need jäävad auto alla siis täishinnaga ja kui soodushinnaga tahate autot osta, siis tuleb auto nende velgede ja reffidega, millega mina selle sain. Aga jätkame siit enne, kui vihm hakkab sadama, et vaatasin. Esituled isegi täitsa hellad veel. Ilmselt originaalid siin kuskil, oota, kus ma nägin seda? Nüüd ma ei näegi seda enam või? Kuskil ma nägin. Ühel tulel igastes oli peal. Näed, siin on näha hella. Aga oma arust ma vaatasin, nagu teisel tulel oli ka. Aga näed, tuleb välja, et ei ole. Aga noh, ma ei tea, kas ma hakkan siin iga värvi imperfektsuse juures peatuma. Noh, minu lemmik, minu absoluutne lemmik. Kruvidega stangesse numbrimärk. Meistriteos. Vabandage, ma väljendan ennast täiesti vahetult ja ausalt. Meistriteos. Ma saan aru, et Tesa korralik kahepoolne teip on kallis. Aga noh, ma ei tea. Noh, kurb lihtsalt. Kurb on selliseid asju vaadata. Vaata, mis siin toimub. Ma ei vaadanud üldse seda enne. Siin on ikka mingid needid pandud. Noh, näeb parem välja igal juhul, kui lihtsalt kruvi. Noh, vaatame teise peegliga muidugi üle, juhi peegel. Opa, kes oskab mulle öelda, miks need kruvid siia pandud on? Ju siis on pandud kinni, et nad ei lapiks kokku, aga lahti, et püsiksid nagu lahti. Ja, noh, ma ütlen, mis me siin nüüd kõik ikka hakkame ükshaaval nii paaniliselt läbi käima. Noh, selline ta meil on. Kriipse-kraaps on selle võrra vähem, et keegi on siin tublisti värvitöid teinud. Oota, kus siit hästi näha on. No siit on näha, mingi värv on peale tõmmatud lihtsalt. Ja pilved tulevad. Täitsa korralikult hakkas sahmama. Puud kõik rapuvad. Ja tuleb siit ikka mehis padukat, et noh,
esimest korda Junkmani ajaloos siis juhtub ka selline asi. Jõuame tiiru autole peale teha, vaatame, mis me siit väljast näeme. Aga jah, eks ta ole selline laiguline igalt poolt. Keegi on vähemalt usinasti, mina värvisin lapsena Vildikaga autosid. Hot Wheels'e, Majorettesid, Matchbox'e värvisin Vildikaga mustaks. Tundus jõle äge. Et keegi samasugune see kunstimeelega inimene on teinud selle autole, nimetame neid värviparandusteks. Minu jaoks üks hea indikaator, vaatame, siin on veel üks täpikene. Minu jaoks üks hea indikaator sellest, et kas tõeliselt nagu oled autohuviline või mitte, on see, kui puhas on su bensiini luugi koht. Siin oli ta ka ilmselgelt räpane, täna lasin survekaga üle, sellepärast siit vesi tilgub, et ma puhastasin seda. Aga siit jälle onu Vasja värvitööd. Sorry, võib-olla ei olnud onu Vasja, oli onu Peeter, aga siin paista igalt poolt. See on niisugune väike asi. Siin on keegi usinasti Vildikaga kuuma andnud. Aga selline ta meil on. Ma ütlen, et ma siin süvitsi ei hakka iga asja juures peatuma. Katusel tundub, et siin ees on nagu natukene mingid jooned ja mõlgikesed. Ja kui me vaatame siia, siis selline täke, aga see on normaalne. Tavapärane kulumine. Ja selline ta meil siit väljast on. Lähme hüppame siis kohe sisse ka, veel vihma ei saja. Teeme hoogsalt. Seest on ta niisuguse pool riides, pool nahksisuga. Sellel on kindlasti mingi nimetus, mida ma otse loomulikult kahjuks ei tea. Siit jälle jätkuvad mingisugused huvitavad parandused. Aga muidu kõige hullem ei ole. Kindlasti saaks rohkem jama olla tehtud. See on niisugune, kuidas öelda, klaas pool täis vaade asjale. Ma saan aru, et siin on vist mingisugused valged kellad. Ma ei tea, kuivõrd eriline see on või mida see tähendab igastahes. Tundub, et nad on vähe teistsugused kui muidu. Vaatame siit veel üle, mis meil veel siit silma näeb. Ma ei hakka seda puutuma. Seal on liimitud, möllatud. See on kindlasti katki ja ma pakun, et teine ka. Mõlemad joogitopsi hoidjad. Aga muidu nagu jah, maailma lõpp ei ole. Siit natukene on väike mull sees. Saaks hullem olla. Ma arvan, et saaks oluliselt hullem olla. Arvestades, et tegu on tänaseks 20 aastat vana autoga. Mõistlik. Siin juhiistme põhjas on kulumist. Aga eks nad sellised, süda ei luba rondiks nagu nimetada, kuna ta sõidab jube hästi. Sai siin teda korrastatud ka, aga eks nad sellised odavad autod tänasel päeval on, aga minu süda nagu tuksub sellistele masinatele, kuna mina olen 90 sündinud, siis täpselt minu poisipõlve autod on need. Ma näitan teile korra ka. Me jõuame selle väliskäigu ära teha. Vaatame siis taha ka kiirelt. Mul on asjad ka siin, et ma ei taha, et need märjaks saaks. Aga siin jätkub selline sama teema. Ma ei oska öelda, kas see on nüüd tüüpiline nende liistude puhul, aga igastahes siin hullu on pandud natukene küll. Vaatab, eks ma üritan nokkida teda ka vaikselt, kui ta siin minu käes on niivõrd kuivõrd saan paremaks. Siit meenub üks niisugune väike asi. See ventikas on seal ära lagunenud. Aga muidu täitsa talutav, arvestades, et on olnud tarbijase. Vaatame pagassi ka, ega siin suurt midagi näha ei ole. BMW märk on vähe ära kolletunud, võib-olla on õige sõna. Ja tagant ka ei ole kõige hullem. Kindlasti saaks olla halvem, siia saaks olla igast jama maha aetud. Aga ei ole hullu. Isegi see ruloo on siit alles ja siit saab taga tõmmata ülesse ka niisuguse võrgu. Aga selline täitsa viisakas. Ja kiirelt läheme kapoti alla ka. Vaade korra taevasse, jõuame. Kuigi seal taga juba sahiseb ja mul on asjad ka õues, tehnika seal hulgas. Aga jõuame selle tiiru ära täna teha. Enne kui hakkab vihma sadama. Nii. Kapoti alt siis. Esimene asi, mis kohe silma jääb, mootori kate on läinud. Aga muidu selline enam-vähem, arvestades, et põhjakate on jalutama läinud. On kõik räpane siin.
selle ma katsun ka aegamisi kindlasti hankida sellele autole ja kohe ma oskan öelda ühe asja ka. Kliimapump on kinni jooksnud, sealt on rihm maas, aga sellepärast, et kliimapump on ilmselt kinni jooksnud, kuna põhjakatet ei ole ja ta on räpaseks saanud. No see on väga pealiskaudne oletus, ma ei ole autoremondi spetsialist. Ja noh, vana hea diisel, eks ta ikka siit sealt märg ole. Siit on juba pealt näha mõned märjad kohad. No siit on omajagu. Aga ma ütlen ausalt, nii palju kui mina olen aru saanud, siis see käib ühe 20 aastat vana diiselauto juurde. Õli on sees piisavalt ja noh, sealt edasi kõik muud asjad on juba võidud. Aga paneme ta siit kinni. Kõnnime veel mõned sammud eemale. No, kurat, ma ei tea, kas mul on mingisugune tohutu armastus või mis, aga eemalt näeb jube hea välja. Okei, siit nurga alt näeb seda esitule alust, aga ma ei tea, väike refi läige ja vahvad väljed ja näeb hea välja. Aga lähme siis proovisõidule ka, enne kui ma siin vihma alla. Hea küll, paneme auto käima. Ja täna panin teise mikrofoni ka, kuna see auto vilistab eriti kõvasti turboga. Ma ei tea, kas see tähendab, et turbo hakkab otsa saama või mis iganes. Väidetavalt selle autol on mingisugune chip peal. Ma ei ole kindel, mida see tähendab. Kapoti all on mingine AC Schnitzeri kleeps. Ma ei tea, mida see ka tähendab. Aga jah, selline väike sissejuhatus, teeme siis väikse käivituse. Paugupill. Paneme puhumist maha. Nagu ma ütlesin, kliima ei toimi, siis siin on päris palav teinekord. Ma teen seda akna lahti ja ära sõites proovime siis nautida natuke turbovilinat, kui saab. Heakene küll, aga mis autost rääkida sõidu ajal? Kõik toimib, pidurdab, käivitub, roolib ja mootor veab autot edasi. Praegu juba kuulen, taga koliseb piduriplekk. Ma eile pillasin rehvi vahetades natuke rehvi sinna peale, kuna rehvid olid üle pingutatud ja päris suur vaev oli tagurehve lahti saada. Pidin ikka hästi klobima. See käib praegu ajudele. Kuna hakkas sadama ka, siis ma tahtsin tegelikult ümber auto käies võtta rehvi alt ära, painutada seda piduriplekki natuke, aga noh, sinna ta praegu jäi, nii et kui seda on kuulda, siis seda on sellest, aga teeme turbovile veel. Paneme akna kinni, aitab sellest turbovilest ka. Las ma mõtlen, pidurid toimivad, roolib kõik viimase peal. Tean veel, et esimene vasak rattalaager tegelikult tahaks vahetamist. Praegu natuke koonerdasin, ei lasknud ära vahetada. Ja ees on E60 550i alt püstakud, terve püstak, siis amort vedru madaldusega. Ma täpselt mingid firmasid või asju ei tea, need on lammutatud auto alt. Pakuti ja soodsalt sain. Siin aitäh Pro Hooldus OÜ-le, Leho, kes mind ikka nende asjadega on siin aidanud ühe või teise autoga. Et tema siin aitas mul remontida seda sõbrakest. Aga muidu igati vinks-vonks pill. Kui siis välja arvata see, et kliimapump, siis vaene kliimapump on kinni jooksnud. Et uut kliimapumpa on vaja. Ja täna vaatame siin vihma on igal pool, siis põhjakate kuluks ka ära, mille ma ostan ilmselt. Sõltub siin, kuidas tulevikus läheb. Kui see auto minu käes on, eks ma timmin teda vaikselt paremaks.
Aga jah, ma hetkel pole teda jõudnud müükigi panna, oota. Teeme siit ühe turbovile ikka veel, vaata, siin on niisugune hea koht. Loodame, et ma mingit vombatit alla ja... Nüüd on eriti hästi seda piduriplekki kuulda. Noh, ja ikka juhtub. Üks tähelepanek, kui nende kasutatud pillidega möllad, siis tegelikult kunagi ei ole miski ideaalne. Et lihtsalt tuleb harjuda, et asjad ei lähe kõik nagu plaanitud. Ja ma arvan, et see on väga eluterve õpetus, mida selliste kasutatud pillidega jagelemisest võib kaasa võtta. Paneme siin veel, laseme ratta meie mööda. Ja küll ärme väga mölla, siis siia on vahvad 50 märgid tekkinud. Väga cool. Aga nii see elu läheb, siin vaikselt majad kerkivad ja nii edasi ja nii edasi. Aga mida ma autost veel rääkida võin? Ees tabika kondid sai ära vahetatud. Ees oli veel mingisugune tulede reguleer varras, sai mingi remondikomplekti või miskit sellist. Noh, panin uued teistsugused väljed alla, vähe korralikumate reffidega. Mina sain auto 17-tolliste välgedega, kus oli välja tõmmatud naastudega lamellid siis. Aga mida veel? Ega sõidab, toimib, püsikas toimib, konti ei ole, las ma mõtlen, tegelikult raadio ka mängib isegi. Võti tuli meelde. Võti ei toimi, kuigi sai pandud õige veel 2020 patarei sisse. Siin ka on mul üks kamraad, kes mind elektriasjadega aitab, Rocket. Aitäh talle. Siis kesklukku toimima ei saanud, kesklukku saab teha siit. Aga jah, sisse saad võtmega ja siis saad panna whoop-ham, uksed lukku, whoop-ham, uksed lahti. Ja jah, kui pärast saad uksi lukku jääda, siis paned whoop-ham, whoop-ham, ja siis teed siin niimoodi whoop-ham, lähed välja, paned võtmega ukse kinni. Las ma mõtlen, mida veel? Parem tagumine taguistuja ukse akna, ma ei tea, mis seal viga on, igast aken ei lähe alla. Kuulame. Taevalik. Nivooamortid taga pole vist mul kunagi olnud nivooamortidega autot. Väga hästi toimib, viskab vahepeal kompressori tööle, aga see vahest harva. Ja näiteks eile, kui panin, täna hommikul, kui ma ei saanud eile velgi ette alla, sest sinna said vähe kehvad reffid peale, vaatasime reffid üle, panin välja hommikul alla, lasin auto maha ja kohe suristas kompressorit. Kui oli nagu ette ka, siis saanud 18-tollised rattad. Reffid on küll mul natuke eri suurusega, kuna ei olnud paremat võtta. Ees on 225, 50, 18, taga on 245, 45, 18. Aga kalkulaatori järgi on nad laias laastus sama kõrgusega. Ja selle jutu point on siis lõpuks see, et vähemasti nii palju, kui mina aru saan, siis taga nivoo toimib. Ja selline ta mul siin ongi. Ma ei tea, mis ma oskan teile veel näidata. 374 997 kilomeetrit saab täis. Et 375 000 saab täis. No, kes seda teab, kui tõsi see on. Samas argi alusel läbisõit jookseb nagu ilus joon, ilus tõusev joon. Korrapäraselt üldiselt teistel autodel nagu kipuvad need läbisõidud suuremad olema, aga kes teab. Lõpuni ei tea. Itaaliast on tulnud see auto vähemasti argi alusel, et jah, minu käest ta praegu on sellisena. Kui see tõele vastab, siis tegelikult päris hea. Selles suhtes, et siin saad soti otsa vändata ja oled samas seisus, kus teised täna, kaua soti sõitmine käib. Ma ei ole ühelegi autole sotti vist sõitnud juurde. Kõige rohkem ongi C5 RS6-ga
sõitsime äkki 50, 45 000 kilomeetrit ja mul oli T3 A8, sellega sõitsime ka mingi 50-60 või. Et sotti ma ei olegi ühegi autoga juurde sõitnud. Ühelegi autole. Ja selline ta laias laastus on. Ma ei tea, ma ei oska siin midagi rääkida selles suhtes, et auto nagu auto ikka toimib täitsa. Ei pressi alla ei pea kindlasti veel minema. Praegu, mis tal puudu veel on, üks esi tuli. Seal on Xenon süütaja vist või Xenon blokk. Ei toimi. Retrofit parts ka üks koht, mis mulle väga meeldib, tegelevad auto esituledega. Küsisin nende käest nii süütaja, kui see blokk on 50 € on osa. Jälle taaskord sõltub kauaks mulle see auto jääb tegelema asjadega. Tegelikult viisakalt olekski võinud panna udukat tööle, sest vasak esituli ei toimi. Signaal ei toimi. Ja selline ta laias laastus ongi. Ma arvan, et proovisõiduks siin kõik. Ja ma lülitun veel korra ümber, räägin natuke lisajuttu, mis läheb vaja, et see auto ülevaatuselt läbi läheks, mis juba tehtud sai ja võtan siis seal video kokku. Aga proovisõiduga praegu siit kõik. See on mu 3. BMW siis tänaseks. Mul oli eelmine aasta E65 745i ja detsembris ostsin endale F07 535D GT. Ei teadnud sellest autost midagi. Nägin, et auto 24 oksjonil 535D ehk siis 3-ne biturbo. Mind huvitas see mootor eelkõige. Hakkasin näppima, pakkusin oksjonil, võitsin. Läksin otse põhimõtteliselt ülevaatuspunkti nagu iga teine inimene. Mul ei ole seal mingit tuttavaid või midagi. Tehnoülevaatus.ee vist. Ja sai ülevaatuselt läbi, kõik tipp-topp. Panen auto müüki ja mingisugused vastikud trollid hakkavad mulle mingit jama kirjutama. Mõtlen teile kohe ära. Ma saan mõne nädala pärast 35 aastat vanaks. Ma olen 2 meetrit, 115 kilo. Ma olen lõpetanud Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli. Mul on magistrikraad. Kui mingisugused vastikud rotid mulle mingit hakkavad kirjutama, vabandage väljendust, aga mis te arvate, et see mõjutab mind kuidagi, et mis peaks olema tänasel päeval minu kompleks, et kui teile lihtsalt mina ei meeldi, täiesti normaalne, inimestel on lubatud oma subjektiivne arvamus, kui teile ei meeldi auto, ka täiesti normaalne, aga palun ärge hakake mulle mingit jama kirjutama ühegi müügiportaali sõnumites. Kui te lihtsalt tüli tahate norida, siis tulge, palun väga, lepime kokku, tulge norige tüli näost näkku. Aga palun lihtsalt ärge kirjutage mulle mingit jama. Ma ei kavatse vastata sellele, kui tulevad mingid jaburad kommentaarid YouTube'i video alla. Ma kustutan need ka ära. Nagu ma mõtlesin, ma tahtsin teha kõik oma YouTube'i kanalid nii, et ma ei kustuta kunagi midagi ära. On kriitika, on positiivne, vahet ei ole, sest mulle meeldib selline vahetu ja aus tegevus. Üks vend kirjutas mulle, et ma näen välja nagu peenis.
et noh, ma ei kustutanud seda ära, ma võin linkida ka, kui keegi tahab teada, küsige kommentaarides, kui teid huvitab, ma otsin selle video üles, kus all oli. Ma vist tean, mis video see on ka, see ei ole siin kanalil. Et ma lihtsalt jah, ei ole mõtet mulle mingit lausi kirjutada, et jah, lihtsalt võtke teadmiseks, kui siin on mõni selline, kellel oli nagu plaan niisama norida. Aga tegelikult, millest ma rääkida tahtsin, on see auto. Tal ei ole praegu ülevaatust, on vaja tasuda registreerimistasu ja ostsin auto, järgmine päev käisin ülevaatuspunktis. See on vist A ülevaatus OÜ, sellel A ülevaatusel on üle Eesti igast punktid. Raua 18 polnud kunagi käinud, ma ei tunne sealt kedagi. Mu vanaema käib seal kogu aeg, kui see teil kuidagi kõnetab, eks. Aga mina esimest korda läksin. Mis ülipositiivne on see, et heitgaaside poolest läks auto läbi, aga seal toodi välja siis sellised puudujäägid, et kojamehed ei toimi. See sai korda tehtud, nagu ma juba varasemalt mainisin, ProHooldus OÜ Leho. Vasak lähi tuli, nagu ma mainisin, Retrofit Parts, Xenon moodul või süütaja 50 euri mõlemad. Kumbki nendest, ma arvan, et see on see Xenon blokk siis. On vaja teha. Mootor on õline, no shit, 20 aastat vana diiselauto. Esitelje mõlemad sabikakondid, vahetatud ProHooldus. Turedele kulja andur esitelje küljes, vahetatud ProHooldus. Ees parem ref, siseküljel kahjustus, refid ja väljed on täiesti teised, kui autol ostes olid. Keskmisel piduritulel põleb pool, see on ilmselt siin kuskil, sellega ma ei ole midagi teinud. Vasak esivedru katki sai korda, sain siis ProHooldusest E60 550i alt mingisugused püstakud, amordid, vedrud koos ja signaal ei toimi. Seda ma näitasin proovisõidu videos ka. Et mõtlesin, et lihtsalt toon need asjad välja. Vana hea vihik on kaasas, tegelikult siin nii palju neid ei olegi. Siin on ostumüügileping eelmisele omanikule ja ostumüügileping minule. Et mõtlesin, et panen selle ka siia lõppu. Miks ma selle siia lõppu välja tõin? Mul ei ole mitte midagi varjata. Kui ma müün selle auto ära nende hindadega, millega ma selle ülesse panen, siis esialgsete hindadega, kui ma panen ta üles, siis ma mõtlen ausalt. Jah, ma olen täiesti aus. Nagu selles suhtes, see ei ole määrav minu jaoks. Ma teenin 150 eurot mõlemal juhul, kui sedagi tegelikult. Kui arvestada veel, et tegelikult autol järelkäimine oli kulu, kõik see möllamine, täna ise puhastan, lakun, pildistan. Ma võin teile öelda ka, miks ma teen seda. Ma tahaks tegeleda selle autode müügivideote tegemisega kuidagi nagu siis nii-öelda sissetuleku mõttes, aga ma pean selleks looma mingisuguse, kuidas öelda siis, ma pean lihtsalt looma mingisuguse kogemusbaasi või et inimesed saaksid nagu aru, et ma jagan autodest, et ma suudan mingeid videoid ja asju teha. Ma pean lihtsalt tegema midagi. Ja ma olengi siiamaani nagu seni toimetanud sellel eesmärgil. Näiteks käime eelmised autod üle, käime kõik BMW-d üle. E65, 745i. Ma ostsin selle auto 1700 euroga äkki. Põhiväljaminek, mis ma tegin, ostsin väljed ja refid vist 200 euroga, niisugused talvisemad lamellid. Müüsin all olnud väljed ja refid mingi 120 äkki maha. Ma tegelikult vist tolle autoga, eks ikka, ma panen näiteks alati Liquimooli MOS2 lisandid mootorisse 15 eurot. Rondiääris on ju siin, nagu te näete, iga ehituskruvi arvel ja siin kõik, iga väikest väljaminekut lihvitakse. Mina seda ei tee, mis ikka aknapesu vedelikud asjad, mis seal veel oli vaja. Ma ei teinud selle autol tegelikult midagi, ma sõitsin katkise vedruga algusest lõpuni selle autoga ja lõpuks müüsin 1570-ga maha. Et selline kõva -3-4 sotti, kui minu aeg ei maksa midagi, siis F07 ostsin vist 5340. Esimene hooldus oli 450. Teine hooldus oli mingi 400, refid, väljed ostsin, refid ostsin väljade peale, see oli ka mingi 2 sotti juurde, isegi rohkem.
ja vist oli enam-vähem 2 sotti lõpuks kokku, natuke üle 200 euri. Kindlasti on midagi meelest ära läinud, uued kojamehed ja kõik sellised väiksed asjad, Liquimoli MOS2 lisand. Panen kõikide tankimistega, mis ma panen, näete, siin nektar on taga olemas. Karlo auto diisikütuse lisand, iga paagiga läheb sisse. Kõik sellised väiksed asjad ja siis lõpuks müüsin selle auto 6300-ga. No ma ei teeninud selle pealt mitte midagi, ma sain raha tagasi, tõsi küll, eks auto peale kulus ainult kütuse kulule läinud raha, aga rohkem ma ei saanud nagu midagi. Ühesõnaga jälle nulliring on ju, sain autoga ringi sõita, tore. Ja nüüd selle autoga juba nagu praegu olen ma lasknud teha 415 eurost remonti, ostsin väljed, rehvid, see on ka 4 sotti juba kokku. Auto sain 1350 euroga. Minu aeg jälle, mis ma möllan siin teen, see on midagi väärt. Kas või juba see on ainuüksi väärt, et minul on mune minna ja tuua see auto ära, riskida sellega, sest ma ei tea, on ju. Ma ütlen teile ausalt, mu teadmised on rohkem, aga ma üsna pinnapealselt ostan neid autosid, kuna see ei ole määrav minu jaoks lõpuks. Kas sellest 1350 eurost, mis ma selle auto eest maksin, saab ükstäkki 6 sotti, kui mootor kokku jookseb või käigukast. Ei ole, see ei ole nagu määrav minu jaoks. Ma ei ole jõukas inimene, iga 10 eurot on arvel, aga see ei muuda minu elu, saage aru, need ei ole elu muutvad summad. Aga samas ainuüksi see, et mina selle riski võtan ja selle auto lähen toon ära, on juba väärtus iseenesest, sest mina, nagu näete, käin A-ülevaatuses, käin pro-hoolduses, mina võtan selle riski, et siin on midagi kapitaalset valesti, siin võib iga kell midagi valesti minna. Ja kui te tulete minu käest seda autot nüüd ostma, siis mina ju annan teile palju parema pildi asjale ette, kui see, mis te oleksite eelmised omanikud saanud. Sest nagu te teate, see kasutatud autode müük on selline asi, et ilge varjamine käib siin. Kuradi, ma ei pane klaasipesu vedeliku ka, saan sealt mingi kuradi 2 eurot säästa. Ma ei tea, kojamehed ei töötanud selle auto läks, nagu siin kirjas. Esimene asi, panin aknapesu vedeliku paaki, kuskilt jookseb välja. Mitte kõik, aga mingi osa on ja ma ei tea, kas siis tõesti eelmine omanik ei teadnud seda või? No võib-olla ei teadnud ka, võib-olla tal ei töötanud, tema omanduses ei töötanud kordagi kojamehed. Et nagu ma ei tegele selliste asjadega, võib-olla ma olen liiga rumal, võib-olla suhtun natuke kergekäeliselt rahasse. Nagu ma ütlesin, minul on samamoodi iga 10 eurot arvel. Võib-olla sellepärast ma ei saagi kunagi rikkaks, sest ma ei kraabi igat senti. Aga see ei ole lihtsalt minu käekiri, see ei hakka minu käekiri olema. Minu ambitsioon või unistus on ikkagi müüa ägedaid autosid. Kas või kui mõtlete täna, minu isiklikud autod on FN2 Civic Type R 2008 aasta, 2007 aasta GRB STI Impreza ja päris JDM ehk siis Jaapani versioon EJ207 ka ja nüüd see auto. Et miks see auto on eriline, see on pre-facelift E61 M57 D30 TÜ mootoriga. Et see nagu kõnetas mind siin juures nagu, et ma ei taha tegeleda mingi vähe määrimisega kellegile, et siis sealt mingi 150 eurot teenida või mis iganes. See ei huvita mind. Sellega ma ei taha rikkaks saada. Sellega ei saa rikkaks. Või mingi raha õnnestub ikka teenida. Ühesõnaga, mina ei taha sellega tegeleda. Nagu ma ütlesin teile, minu maailm on palju kõrgemal kui mingisuguse suvalise rondiärik oma. Minu paradigma, ma tahaks loota, minu intelligents on kaugelt kõrgem. Et mind tegelikult nagu, mis päeva lõpuks minu eesmärk on ju. Ma tahan autodega tegeleda. Minu esimene sõna lapsena oli auto, ma ei tea, esimene mälestus autost, ma ei tea, vormel ülekande vaatamine, Ferrari, suur Michael Schumacheri fänn ja nii edasi, võidusõitmine. Kui ma saaks midagi teha täna, ma oleks võidusõitja, eks, mis on niisugune ebaratsionaalne unistus tänaseks päevaks. Et nagu mingi rondi pealt mingi 50 euri pluss miinus, mul on täiesti ausalt, täiesti otse ütlen välja. Ja ärge hakake siis mulle mingi kirjutama, et mina üritan kellegest midagi varjata. Mul on nagu
jah, tore, ma ütlen, minul on samamoodi kuu lõpud on net worth on 2 eurot. Et nagu noh, sellistel hetkedel mõtled küll, kui kuhugi oled mingi sott 50 pannud, et noh, oleks mul nüüd see sott 50 kontol täitsa mõnus oleks, on ju. Et jah, minul on ka sellised hetked, ma ei ole jõukas inimene, elan üürikorteris, liisingautot küll mul ei ole, ma ei kavatse kunagi liisingautot endale osta. Autolaenuga auto on, et ma võiks ju, peaksin rabelema nagu kõik inimesed rabelevad, aga ma ei tee seda, see ei ole minu käekiri, see ei saa minu käekiri olema. Ja ma arvan, et ma jään vait nüüd lõpuks, ma arvan, nüüd sai kõik öeldud, kes siiamaani kuulas, suur tänu. Ja kõik lihtsalt, ma ei tea, ärge vaadake minu asju, ärge vaadake mu auto kuulutusi, ärge vaadake mu videoid, kõik, kes tahavad nagu positiivset energiat tuua, mingit kommuuni luua, mis iganes, kõik, ma ei tea, keegi, kes tahab automüügiga abi, ma tänaseks on kindel see, et need videod aitavad autosid välismaale müüa. Mobiile.ee eest tekkis minu Rondi Civicu vastu huviline Saksamaalt. No ma tahaks näha, kui ma ei peaks, mul oleks tehtud vlooge selle auto toomisest, mul oleks tehtud seda müügivideot, et sellist niisugust päkki oleks videotega, et keegi seda tuleks Eestisse ostma või keegi üldse kaalukski sellist asja, et mingid kuradi, noh, ta on veits ära aetud kosmeetiliselt, aga mehaaniliselt ta läheb mul kohe jälle ülehomme hooldusesse, et noh, ma mehaaniliselt tahan kõiki oma autosid võimalikult heas korras hoida, et ma tahaks näha, et keegi selline inimene tuleb sellist autot vaatama. Samamoodi ma olen müünud oma auto GC8 Type-R-i STI müüsin Soome, konteineriga Kanadasse saatsin C5 RS6 Avandi, Lätti müüsin oma GD STI Kotkasilm Impreza, see oli veel Type UK ka, ehk siis tavaline STI parempoolse rooliga. Okei, sinna oli küll kõvasti raha sisse pandud. Ma tahaks näha, et kui ei oleks sellist päkki, mul ei oleks seda vähest, mis mul on seal JJ's Automotive'i all või siin Junkmani all, et siis keegi tunneks selliste asjade vastu huvi. Ja no ilmselgelt, kui on mingi vähegi valiidsem asi, mingi vähegi parem kaup, siis muidugi kõik sellised asjad lõpuks võimendavad. Aga ma arvan, et see video sai megapikk. Ma põhjendan ära ka, miks ma selle siia lõppu lisasin. Kuna mul nüüd tuleb mõned päevad ilmselt kodus istumist tulenevalt planeeritud meditsiinilisest protseduurist, siis mul aega editida ja teha igasuguseid tubaseid asju ilmselt. Et siis mõtlesin, et teen midagi teistmoodi. Ja no mul on aega vahtida ja teha ja uue telefoniga filmin. Et siis editida ja mellata helide, video ja asjaga. Ma jään vait nüüd ja head aega ja ma ei tea, oske E61 ära või järge oske, ma võin sellega ise ka sõita. Teen ise kõik asjad korda ja eks ta veidi selline õnnetu ole, aga ja noh, kui kõiki raha siia sisse panna, siis turud saaksid samasuguse juba kätte. Aga minu point ongi selliste autodega see, et ma nagu saan hinna madal hoida, ma saan selle asja kätte, see hind on juba eos madal, ma saan selle elamuse mingil määral kätte ja mul tekib veel võimalus, et ma ei saa jõhkrat miinust seda müües või ma ei pea seda kaua müüma või mingit sellist probleemi ei ole. Aga nüüd head aega, ma jään vait. Tšau!